Kanaratsanik. Mina olen Steve. Kui Hollywood on mingi, et veel raha, palun. Jälle teie seal. Eelmine kord, kui ma tõin numbrid lauale ja ütlesin, et enamus teist ei ole subscribe inud, siis te tegite meile väga ilusad tulemused. Aga minu andmete kohaselt endiselt 68% teist ei ole saabinud. Nii et palun, vajutage seda punast nuppu seal all. A wonderland where anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. Kuigi Minecrafti film on juba veits aega olnud väljas, siis ma tunnen, et me siiski peaks selle siin kanalil ette võtma. Ja mul on selle jaoks kõige parem ekspert üldse. Minecrafti poiss Chris Poiss on siin ja ma olen väga suur Minecrafti ekspert. Me oleme Eesti mehed, Kalevipojad, me ei karda. Ma olen sellega üles kasvanud ja mul on väga hot topikud või teemad selle filmiga, nii et ma olen valmis sellest rääkima. Mul on ka. Esiteks, kas sa käisid esilinastusel? Ja ma käisin esilinastusel. Ja kuidas kogemus oli? Minu meelest filmi kogemus oli siukene nagu keskmine. Ta on siuke hästi pinnapealne film, vaata, ma istusin seal nagu, et ma ei tea, et nagu Minecraft üliäge asi, aga film oli siuke nagu, et ma arvan isegi Lotte Jüsee on parem nagu. Kõik Lotted minu jaoks oli ka põnevamad kui Minecrafti film nagu ja ma olen vaatanud kõiki Lottesid. Aga kui tulla tagasi siis sinna, et mis siis nagu rahvas tegi, siis mina olin esilinastusel, meil polnud seda trendi veel, et pange kino põlema, kui tuleb Chicken Jockey nagu. Meil oli siukene, et Chicken Jockey, kõik plaksutasid respectfully nagu, mis oli üli tore näha, et meil oli siuke wholesome nii-öelda. Ma võin kohe ausalt öelda, et see oli nii suur pettumus minu jaoks. See film, jah? Väga õige, see on nagu kõige õigem arvamus selle filmi kohta nagu. Aga mida sa ootasid sellest? Nagu mis tekitas sulle seda pettumust? Ma ei tea, nagu ma oleks fine on sellega, kui oleks lihtsalt on mingi unexpected story, et sa ei oota seda nagu seda lugu või see nagu, mul oli see, et ma eeldasin nii hästi ära, et siin nagu nii läheb niimoodi. Või see on, et nad lähevad, võtavad selle asja ära, siis päästavad kellegi ära, siis keegi kaob ära või saab nii-öelda surma ja siis tuleb tagasi ja siis on nagu film läbi. Ja see on nagu hästi, ma nagu ei pannud mind mõtlema vaata millegi üle ja see oli siukene, et igav. Mul oli reaalselt resting bitch face vist terve see film. Nagu minu arust nad üritasid liiga palju, nad samal ajal ei üritanud absoluutselt. Siuke võib. Ma isegi kuulsin, et keegi, ma mäletan, kes see YouTuber oli, aga keegi jäi nagu magama selle filmi ajal. Äkki see oli vist Charlie. Mu sõber jäi magama. Jäi ka magama ja, et see nagu jääd magama seal reaalselt nagu, see on nagu nii igav lihtsalt. Isegi ma olen kuulnud isegi nagu nooremad, kes käivad vaatamas, võib-olla nende jaoks ei ole nii tähtis vaata story ja mis iganes, aga nende poolt tuleb ka seda kriitikat, et nagu igavaks jäi. Et isegi nagu nii-öelda, et öeldakse vaata seda, et see on lastefilm, see ei peagi olema mingi põnev või mis iganes, aga isegi nagu nende jaoks oli see nagu, et kuidagi nagu igav. This film is total gubbins. It's absolute toilet. It's so poor. Yeah, I'm not gonna lie, boys. This movie might go down as one of the biggest fumbles in cinematic history. See filmi lõpp küll päästis, seal oli siuksed nagu mingi naljamomente asju. See on nagu, et okei, tore film oli, aga see nagu, et aga nagu ülejäänud film oli nii nagu, ma ei tea, lineaarne lihtsalt, see nagu ei läinud kuskile nagu. Kui sul oleks võimalus teha nagu see film, kuidas sa teeksid selle? Ma ei tea, kui palju sina oled kursis nagu vana mingi Minecrafti siukse creepypastaga, aga seal oli ka ju see, et Herobrine oli kommuuni poolt välja mõeldud siukene nagu Steve, aga lihtsalt siukene nagu koletis või kes on ülivõimas, teeb ükskõik mis tahab seal maailmas, et tema oleks saanud tuua sisse kuidagi põnevalt. Või kas või tava Minecrafti story, et tapa see nagu draakon ära. Minu meelest draakon filmis on alati see, et okei, see on sick nagu. Aga see hästi lühikeseks, et ongi see, et mingisugused need seakoletised ja siis that's about it, kuigi isegi nad ei ole Minecraftis nagu põhipahad. Oleks nad palju sügavamale minna sinna nagu mängu või story'sse. Oi, ma olen väga vihane, et Herobrine ei olnud. Jaa. Nagu ta oleks võinud kas või mingi väikse easter eggi. Seal on. On või? Tegelikult seal tuli välja pärast filmi see koht, kus see poiss avab selle Enderperli kasti ja tuleb Enderman.
siis ta hakkab nägema visioone nendest perest ja sõpradest ja siis kõigil on lillad silmad, nagu Enderman, vaata, nagu näitaks neid talle, aga millegipärast niimoodi öeldi, et see juhtus kogemata, et kui tuli Steve, siis tema silmad polnud lillad, vaid valged, aga ülejäänud kõikidel olid lillad silmad. Nii et see öeldi, et see on nagu mingisugune filmi error, et nad isegi pannud tähele, et siuke asi oli, aga see on justkui nagu kõige parem viis, et võiks olla Herobrine, nagu make ib sense, see oli minu arust huvitav. Vaata, võis olla, aga nüüd pidi ka community ise vist ja mingi, välja võtma, et kuulge. Kas on VFX või mitte? Oi, aga ma tõepoolest, ma käisin 2 korda seda vaatamas ja ma ei pannud tähele seda. Ma nägin Twitterist vist mingid, need nördid, kes istuvad seal mingi, et miks ta silmad on valged, mitte lillad nagu. Siis ma nagu, et ma isegi ei pannud tähele, nagu ma ei pannud tähele. Kas sa käisid muidu inglise või eesti keeles vaatamas? Mina sain käia ingliskeelse, kuigi ma oleks nalja pärast tahtnud eestikeelset vaatama minna. See on põhjus, miks ma käisin 2 korda. Okei, arusaadav, aga okei, kas oli siis parem eestikeelne või naljakam või? Eestikeelne. No seal sai naerda. Film oli sama halb selles suhtes, aga see, kuidas nad mõned asjad tõlkisid, no vahest olid. Kas see Chicken Jockey on siis kanaratsutaja või? See on nii crazy nagu. Mina olen Steve ja siis ma olin seal. Ja kas see oli samamoodi nagu, et plaksutati eestikeelsel ka nagu? Ei olnud? Minu kinokogemus, ausalt, nagu see, et seda mingi popcorni visatakse ja karjutakse, see on räpane. Aga ma ei tea, keegi teinud midagi. Aga ma oleks tahtnud küll, et keegi natukene plaksutaks või hüüaks midagi. Ma ei ole käinud varem kinos, kus plaksutatakse kogu aeg või siuke nagu... See on kuidagi väga wholesome tunne, kui sa oled kino suvaliste inimestega, kes kõik koos nagu plaksutavad ühe asja peale. See nagu näitab, kui suur ühiskondlik nagu märk on jäänud Minecrafti poolt inimestele, et see on ülisikk. Ja see võib-olla näitab ära, et ma ei tea, kas Eestis on seda popcorni viskamist olnud, ma pole uudist näinud vähemalt, nii et ma loodan, et ei ole. Kui see piirdus plaksutamisega, siis me oleme lihtsalt, me oleme hea rahvas, me oleme viisakas rahvas, wholesome seal, aga popcorn, no. Kas sa oled näinud seda videot, kus põuest võetakse kana välja? Jaa, aga see on mingi nästi, sest ta oli vist selle kana jätnud kuskil tänavale või mingi siukene asi nagu, et see, ta ei võtnud see kana kaasa isegi, ta oli kuskil lihtsalt jäetud maha. Ma ei imesta, kui see oli USA nagu, Kindlasti oli. Most likely see oli USA nagu. Mis sa oleks teinud, kui Eestis oleks sama trend tulnud? Ma ei tea, keegi viskab mulle popcorni pähe ja tiisord ees nagu. If I hear any of you yelling chicken jockey in this theater, I will be calling the authorities, not for you, but for me, after I beat your ass. Selle Technoblade'iga on fun fact, ma ei tea, kas sa tead, aga see ei tulnud isegi nagu filmi režissööri poolt või kirjutajate poolt, see tuli lihtsalt selle poisi näitleja poolt. Siis tema ütles seal, et me võiks Technoblade'i nagu austada siin videos või selles filmis tähendab. Ja siis tema seda võeti kuulda ja pandi Technoblade'i sinna sisse nagu. Whoa, is he some kind of king? No, that's a legend. Ilma temata ei oleks seda olnud ja tema vaatas Stream SMP-d, kui ta oli väiksem. Nii et sellepärast oli nagu, et paneme selle Technoblade'i ka sinna sisse nagu. Nii et seda pole isegi olnud seal filmis. Äkki need kirjutajad oleks võinud veel rohkem lastega? Nagu ma ei tea. Selles on nagu nii palju asju, mida oleks võinud nagu teha versus see chicken jockey. Või kui Jack Black lihtsalt ütleb erinevaid asju lihtsalt mingi imelikul viisil lihtsalt nagu. See on kaevandus. Wow! Mina ise kusjuures viisin läbi esilinastust nagu õhtujuhina. Ja siis ma küsisin seal, et kui paljud on siin, kes ei ole nagu Minecrafti kunagi mänginud. Saalis oli väga palju käsi püsti. Päriselt või? Kas nad noored või vanemad pigem või? Kõike ausalt öeldes. Nii et kui keegi käis seda vaatamas ja ei ole nagu ise Minecrafti mänginud, kas sa ütleksid, et jep, see film on võrreldav sellega, mis mängus tegelikult toimub? First day experience võib-olla on sarnane, aga muidu ei. Jack Black nii kärris tegelikult siis kogu filmi. Ilma temata tegelikult see popiks. Ühtegi miimi poleks, kui Jack Blacki poleks too. Apparently juba tahetakse teha Minecraft film 2 nagu. Juba on jutud, et nagu teha teine osa sellest. Ühesõnaga see on nii successful, et muidugi nagu Hollywood on mingi, et veel raha, palun. Ma arvan, et nad peaksid selle vist läbi mõtlema. Ja nad peaksid seda võib-olla mingi 5 aastat läbi mõtlema nagu. Mis mul veel tuli meelde, oli see, et selle õpetaja ja külaelaniku nagu kohad olid
mu lemmikud. Jaa, teine jaa. osa võiks tulla ainult nende elust. Nende See oli True. päriselt naljakas. no see oli nii lühike, ma lootsin, et see nagu läheb kuskile, et vaata, see lõpus on niimoodi, et see villager tuleb siis kuidagi ja teeb mingi, kogemata komistab ja päästab kõik ära. See oleks nagu minu arust on nagu funny comedic relief nagu. Aga sellest oli mingi hästi short nagu kahjuks, aga see oli tõesti funny. No seal end-creditites Jah. oli, kus ta hakkas inimese keeles rääkima ja see õpetaja... Sul oli siuke end credits või? Ma olen näinud seda klippi, aga mul oli teine end credits filmis nagu. Nii? Või nagu see nagu pärast krediteid mõtled või? Ei, ta oli kreditite ajal. Pärast krediteid seda ma nägin What? ka. Kreditite ajal oli hea, et ta on seal direktori toas selle Biffiga ja siis ta eks tuleb sinna ja siis see villager hakkab siis eesti keeles seal rääkima, et meie armastus oli nii tugev, et see murdis terve keelebarjääri ja siis see Biff hakkab. See oli väga funny. Mul ei olnud seda millegi pärast, ma nägin seda Twitterist nagu. Ja kes veel ei ole näinud filmi, kas sa soovitad vaatama minna? ma ei tea reaalselt. Ega sa ei saa otseselt sealt midagi ägedat. Nagu kõige ägeda ongi see, et see lihtsalt kinos nagu inimesed plaksutavad ja äge vibe on nagu sellepärast ma soovitaksin, kui sul on sõbrad kaasas ja see on nagu full back kino ja siis kõik plaksutavad ja haibivad seal. Ei viska popcorniga midagi muidugi. Siis on nagu worth to go, sest selliseid filme väga palju ei tule. Lihtsalt, kus inimesed nagu koos naudivad midagi. Aga lihtsalt reaalselt süžeeliselt nagu see film on nii mõttetu. Nagu. see on nii mõttetu. Nii et ma ütleksin, et minge eesti keeles vaatama. Minu soovitus on see. Okei, eesti keeles võib olla, see on natuke naljakam veel võib-olla jah, mis oli Garrett Prügimees Garrison. Garrett Prügimees Garrison, mängur 29. Oota, kes sa oledki? Garrett Prügimees Garrison, aasta mängur 89. Mida iganes, vaevu mõtlen sellele. Peace.